Kostis koputus uksele, inspektor läks avama. Nähes, kes seal seisis, muutus tema nägu elavamaks. Sõnas ta, meie naisläbiotsija. Jõudsitegi juba kohale. Olge nii lahke ja minge kõrvaltuppa. Ta vaatas toateenija poole, kes viskas pea selga ja astus üle läve teise tuppa läbiotsija tihedalt kannul. Translanna istus nuuksudes tooli peal. Poirot vaatas toas ringi ja mina üritasin seda skeemi endale igaks juhuks mällu talletada. Kuhu see uks viib, küsis ta osutades peaga akna juures asuva ukse poole. Küllap vist kõrval olevasse numbrituppa, vastas inspektor. Igatahes on see siit poolt riivis. Poirot läks üle toa ukse juurde, proovis ust, tõmbas riivi eest ära ja proovis uuesti. Ja teisel pool samuti, tähendas ta. No paistab, et seda ei saa arvestada. Ta sammus akende juurde ja uuris neid. Jälle, mitte midagi. Siin pole rõdugi. Ja kui olekski, märkis inspektor kannatamatult, siis ma ei taipa, mis kasu meil sellest oleks, kui toatüdruk toast korrakski ei lahkunud. Muidugi jah, sõnas Poirot häirimatult. Kuna mademoiselle on kindel, et ta toast ei lahkunud, siis teda katkestasid hotelli toateenija ning politseinikust läbiotsija, kes lävele ilmusid. Mitte midagi, teatas läbiotsija lakooniliselt. Loomulikult, ütles toateenija vooruslikult, ja sellel prantsuse lirval peaks häbi olema, et ühe ausa tüdruku iseloomustust rikub. Rahu, kullanaitsi, kõik on korras, lausus inspektor ustavades. Keegi ei kahtlusta teid, minge ja jätkake oma tööd. Toateenija läks vastumeelselt minema. Kas te kavatsete tema ka läbi otsida, nõudis ta sellest äänile osutades. Ja, tänitas inspektor. Nüüd pidi sellest ään omakorda läbi otsijale väikesesse tuppa järgnema. Mõne minuti pärast tuli ka tema tagasi, ka tema juurest ei leitud midagi. Inspektori nägu muutus üha süngemaks. Ma kardan, et pean teid sellegi poolest kaasa kutsuma. Ta pöördus Mrs. Opelsoni poole. Palun vabandust, madam, kui kõik tõendid osutavad sellele, kui neid pärleid otseselt tema juures pole, siis on need toas kuskil ära peidetud. Sellest tändi kuuldavale läbilõikava karjatuse ja klammerdus Poirot käsivarre külge. Viimane kummardus ja sosistas tüdrukule midagi kõrva. Tüdruk vaatas talle kahtlevalt otsa. Sisi, mu laps. Kinnitan teile, et kasulikum on kuuletuda. Seejärel pöördus ta inspektori poole. Kas te lubate, monsieur, üks väike katsetus lihtsalt minu enda rahustamiseks? Sõltub sellest, mis see on, vastas politseiametnik puiklevalt. Poirot kõnetas veel kord sellest ääni. Te ütlesite ennist, et läksite korraks oma tuppa niidirulli võtma. Kus see on? Kummuti peal, monsieur. Ja käärid? Käärid ka. Kas teile teeks väga suurt tüli, mademoiselle, kui ma paluksin teil neid kaht tegevust korrata? Te ütlesite, et istusite oma õmblustööga siin. Sellest ään võttis istet. Tõusis siis Poirot märguandel püsti, läks kõrvaltuppa, haaras kummutilt mingi eseme ja tuli tagasi. Poirot jagas oma tähelepanu tema liigutuste ja suure taskukella vahel, mida ta käes hoidis. Ja palun veel kord, mademoiselle. Teise etteaste lõpetuseks tegi Poirot oma taskuraamatusse mingi märkuse ja pistis siis kellataskusse tagasi. Tänan teid, mademoiselle, ja teid, monsieur. Ta kummardus inspektorile teie lahkuse eest. Näis, et inspektorit lõpustas mõnevõrra see ülemäärane viisakus. Pisarate tulvas sellest ään lahkus naispolitseiniku ja erariides ametniku saatel. Inspektor pomises Mrs. Opelsonile mingi lühikese vabanduse ja asus tuba läbi otsima. Ta tõmbas välja sahtleid, avas kapi uksi, lõi voodi täiesti segi ja koputas põrandat. Mr. Opelson vaatas seda kõike skeptiliselt pealt. Kas te arvate tõepoolest, et te leiate selle siit? Jaa, sir, see on ju enesest mõistetav. Tal polnud aega seda siit toast minema toimetada. Leedi avastas ju röövimise nii ruttu ja see lõi tema plaanid segi. Ei, see kee on kindlasti siin. Üks neist kahest pidi selle ära peitma. Ja väga ebatõenäoline, et seda tegi toateenija. Mitte ainult ebatõenäoline, vaid lausa võimatu, tähendas Poirot rahulikult. Kuidas? Inspektor jäi talle ammuli sui otsa vaatama. Poirot naeratas tagasihoidlikult. Ma kohe demonstreerin. Hastings, kulla sõber, võtke mu kell kätte ettevaatlikult, see on perekonnapärand. Ma mõõtsin just äsja ajaliselt mademoiselle'i käike. Esimest korda puudus ta toast 12 sekundit, teistkordselt 15.
Pange nüüd mu liigutusi tähele. Madame on nii lahke ja annab mulle oma juviililaeka võtme. Tänan. Mu sõber Hastings annab lahkesti märku sõnaga läks. Läks, ütlesin mina. Uskumatu kiirusega tiris Poirot tualettlaua sahtli lahti, tõmbas ehtelaeka välja, sobitas võtme lukuauku, valis laekast mingi ehteasjakese, sulges ja lukustas laeka uuesti, pani selle sahtlisse ja lükkas sahtli kinni. Tema liigutused näisid tõesti välgu sähvatusena. No, mon ami, nõudis ta hingetult. 46 sekundit, vastasin ma. Näete? Poirot vaatas ringi. Hotelli toateenijal poleks aega olnud isegi ehet välja võtta, rääkimata selle peitmisest. Siis jääb see toatüdruku kaela, lausus inspektor rahulolevalt ja asus oma otsingute juurde tagasi. Ta läks toatüdruku tuppa. Poirot kortsutas mõtlikult kulmu ja esitas siis äkitselt Mr. Opalsenile ühe küsimuse. See kaelakee, see oli kindlasti kindlustatud. Mr. Opalsen paistis sellest küsimusest veidi üllatunud olevat. Jaa, kostis ta kõhklevalt, nii see on. Mis see asjasse puutub, sekkus Mrs. Opalsen pisarsilmi. Ma tahan oma kaelakeed tagasi, see oli nii ainulaadne, seda ei asenda mitte mingisugune rahasumma. Ma saan aru, madame, ütles Poirot rahustavalt. Ma saan väga hästi aru. Naise jaoks on ikka ehtega kaasnev emotsioon oluline. Aga monsieur, kes pole nii tundlik, leiab selles tõsiasjas kahtlemata natuke tröösti. Ja seda muidugi, kinnitas Mr. Opalsen veidi ebakindlalt. Aga siiski on ülimalt. Teda katkestas inspektori võiduhüüd. Inspektor astus tuppa kõigutades midagi sõrmede vahel. Mrs. Opalsen hiivas ennast karjatades püsti. Mu kaelakee! Ta surus pärlid mõlema käega oma laiale rinnale. Tunglesime kõik ümber inspektori. Kus see oli? Nõudis Mr. Opalsen. Toatüdruku voodis, madratsi vedrude vahel. Ta varastas ja peitis need ära ilmselt enne, kui toateenija ilmus. Kes te lubate, madame? Küsis Poirot leebelt. Ta võttis naise käest pärlikee ja uuris seda hoolikalt. Seejärel ulatas kee kummardusega tagasi. Mul on kahju, madame, aga te peate selle praegu meie kätte andma, lausus inspektor. Meil läheb seda süüdistuse esitamiseks vaja, aga see antakse teile tagasi niipea kui võimalik. Mr. Opalsen kortsutas kulmu. On see ikka vajalik? Kardan küll, söör, lihtsalt formaalsus. Las ta võtab, hüüdis naine. Tunneksin end isegi ohutumalt, kui ta seda teeb. Ma ei saaks silma täitki magada, kui ma pean mõtlema, et keegi võiks uuesti üritada seda minult ära varastada. See närru kaelast plika, seda poleks ma temast iial uskunud. Rahu, kallim, ära nüüd seda nii hinge võtta. Tundsin käsivarel kerget survet. See oli Poirot. Läheks minema, mu sõber. Ma usun, et meie teened ei lähe siin enam vaja. Koridoris jäi ta siiski kõhklema ja tähendas mu suureks üllatuseks. Ma tahaksin seda kõrvalt tuba näha.